Iga nädal on mul tavaks teha Q&A-d ja küsida laste-naistelt siis küsida erinevaid küsimusi, millega nad parasjagu toetust vajavad või mis küsimusi on neil üleüldse tekkinud ja siis ma proovin vastata parimal viisil, kuidas ma nii-öelda oskan, kas siis läbi enda kogemuste, teiste kogemuste või läbi enda tõekspidamiste. Ja kuna meil on pisikene paus siin sisse tekkinud, siis ma otsustasingi teha, et sellel korral siis teeme episoodi just nende Q&A küsimuste põhjal, kus ma siis vastangi vahetult täpselt nii, nagu mina tunnen. Ja mulle meeldib, et TikTokis on levimas üks trend, et kui ma vastaksin nii, et ma sind kuidagi ei riivaks või sinu tundeid ei riivaks, siis ma arvan, et selle mõttega ma ka siin täna siis nii-öelda vastan neid. Ja seega tere tulemast kuulama podcasti Filtrita. Mina olen siis Katre Kulbok. See on siis see koht, kus me võtame filtrid maha, sest olgem ausad, elu on liiga värviline ja ilus, et seda läbi filtrite vaadata. Nüüd eelnevad 2 episoodi ma olen teinud baalil koos professionaalse videograafi ja kogu nii-öelda tausta ja kohaga, sest et ma olin baalil siis filmimas ka enda enesearmastuse kursuse programmi videosid ja nüüd ma olen siis, homme saabki nädal, kus ma olen Eestis tagasi olnud ja tänane nii-öelda setup ehk seadistus on minu telefon, minu üks ringlight ja see on kõik hetkel, et kuna ma tahan selle episoodi vahetult sisse filmida, mis ma arvan, et on kõige olulisem, siis muu seadistus võtab nüüd natukene aega, mul on vaja valgusteid ja asju nii-öelda tellida, et saada ka ise paremat nii-öelda keskkonda ja ka videopilti, et ma sain väga palju tagasisidesid just selle koha pealt, et see oli väga professionaalne, mis on ääretult lahe, kuid nüüd lähme reaalsusesse tagasi, ehk seda ei ole alati võimalik teha ja see on ka päris kulukas. Seega nüüd proovime oma vahenditega hakkama saada ja taaskord keskenduda sellele, et mis on siis nagu kõige olulisem ehk tegelikult see sõnum, need teemad, mis me siis nii-öelda räägime. Ja täna ma võtangi siis küsimused ette, mida mulle on esitatud siis läbi Instagrami Q&A, mida ma teen tihtipeale põhimõtteliselt iga esmaspäev. Ja ma võtan siis ette, mis see nädal on esitatud, pluss mõned varasemad, millele on jäänud vastamata. Ja mis siis ikka, hakkame vaikselt pihta. Nii, üks küsimus, kas ma jätkan ripsmetehnikuna, kui jaa, siis kus? Kui see ei ole minu looga kursis, siis ma olin 8,5 aastat ripsmetehniks, ma tegin 3 aastat pausi ja siis ma tegin pea 2 aastat uuesti. Ja ei, hetkel mul ei ole plaanis ripsmetega jätkata, sest ma naudin seda vabadust, et ma ärkan hommikul ilma äratuseta, mul pole ühtegi aja peale minekut, minu aja peale minekud on trennid ja klientidega kohtumised, kõned ja ma naudin seda vabadust, seega minu eesmärk on ehitada järjest enam kõike just selle ümber üles, et kui ma üks hetk tunnen, et ma tahan tagasi minna ja mul on näiteks finantsiliselt vaja tagasi minna, siis ma seda teen, sest et see on ääretult hea oskus, mis mul täna tegelikult on ja mida ma saan alati nii-öelda kasutada. Nii, deitimisfaas. Mehe käitumine ja iseloom on ideaalne, haritud, omab kinnisvara ja nii edasi, selline, millest kogu aeg unistasin, aga mehe välimus pole üldse minu tüüp ja pärast 4. deiti atraktiivsust kuidagi ei teki. Ma toon siin ühe loo näiteks aastaid tagasi, kui siis ma olin 5 aastat vallaline ja ka deitisin, siis üks sõbranna rääkis oma siis kaaslase ühest sõbrast või tuttavast, kes ühes seltskonnas oli, väga kena meesterahvas, vallaline, näitas mulle pilti, mega ilus ja ta teadis, et ta on Tinderis. Ja siis ma tegin Tinderi konto, ma mäletan, kas ma isegi muutsin vanust seal või midagi endal natukene, et ta üles leida. Ja siis ma lõpuks leidsin, me matchisime seal, aga lõpuks ma vist ise kirjutasin talle kas Instagrami ikkagi ja siis seal ta vastas ja just siis selle koha pealt, et mina ise võtsin initsiatiivi ja olin huvitatud ja me saime kokku ja kõik.
antud juhul oli tegemist väga kena meesterahvaga, väga eduka, väga targaga, meil väga samad maailmavaated, missioonid, eesmärgid, kõik ülisuper. Aga atraktiivsust tõmmet null, sest ma tundsin, et see oleks nagu meesversioon minust ehk null tõmmet. Vahel ongi nagu see, et sa vaatad, et nagu mingid asjad on nagu olemas või kõik tundub nagu täiuslik, aga seda tõmmet ikkagi ei ole ja sa näed, et nagu mis on nii-öelda oluline ja mida on nii-öelda nagu vaja tegelikult. Et atraktiivsus, tõmme on ka oluline, mitte ainult kõik need välised tegurid. Ja muidugi on ka see, et me ei saa alati nagu täiuslikku paketti, nii nagu meil on ka, teistel on ka meestel neid kohti, mida me tahaks, aga mida ei ole. Ja siin ongi nagu see, et kas on mingid kohad, milles me saame kompromisse leida, milles me töötame alles nii-öelda edasi, aga kui seda tõmmet ei ole, seda füüsilist poolt, mitte mingit energiat nii-öelda ei teki, siis tuleb edasi liikuda. Ma olen ka olnud kohtades, kus on olnud mehi, kes on väga edukad, vägagi palju raha, nagu kõik asjad on olemas, aga siis seal ongi, kas iseloomus on ikkagi midagi, väärtustes on midagi, eluviisis on midagi, et need asjad ei ole väärt. Kõik need välised ja finantsilised asjad ei ole väärt seda kompromissi nii-öelda. Ja siis ma liigun edasi ja ma tean, et minu jaoks on keegi, kellega ma saan kõik enda jaoks nii-öelda olulised asjad. Seega antud juhul mina liiguks edasi ja võtakski seda, et näed, et ma olen juba tõmmanud enda ellu kedagi, kellel on niivõrd palju olulisi asju olemas, kuid üks oluline asi on nii-öelda puudu ja seega ma liigun siit edasi. Nii huvitav, et maailm on raha täis, kõik suudavad teenida, kuid minu jaoks on 20 euro teenimine leidminegi nii raske. Kõik, mida elus proovinud olen, ei too isegi 1 eurot mulle sisse. Olen palju aega ja energiat panustanud uuringutesse, testimisse, miski ei toimi, maksan peale, miks minuga nii on, maailm minu vastu tunne. Kuna ma ei tea seda täielikku tausta, mida tähendab antud juhul uurimised ja testimised ja miski ei toimi, siis ma ei saa nagu väga sinule nii-öelda, kes selle küsimuse esitas, ka vastust nii-öelda täielikult suunata. Mida ma olen aja jooksul näinud, on see, et tihtipeale need uurimised ja testimised on ühekordsed, nädal, kuu, midagi vaadatakse, mõned kuud, ja siis on see, et see ei toiminud, selle aja jooksul, nende mõne kuu jooksul need vaatamised ei ole igapäevased ja õppimised ja katsetamised ja siis on see, et see ei toiminud. Tihtipeale me räägime kuudest ja aastatest, et midagi hakkaks toimima, me räägime sellest igapäevasest panustamisest reaalselt ja kui me olemegi selles kohas nüüd energeetiliselt mõtetes, tunnetes, et maailm on minu vastu, siis on väga keeruline näha ka meil mingeid võimalusi, lahendusi, et tegelikult kõik on meie heaks. Üks asi on hea, kui me päriselt nii-öelda katsetame ja proovime, on see, et me näeme, mis meile toimib ja ei toimi ja me saame liikuda järgmise asja juurde. Aga olgem ausad, see on täpselt samamoodi nagu kaalu langetamised, tahaks vormi saada, siis me tahame kiireid tulemusi, sest me elame täna niivõrd mugavas maailmas, kus kõik me saame sõrmenipsust kätte, aga on teatud asjad, mida me ei saa. Näiteks edu, suhted, need kõik võtavad aega, panustamist, et need kasvaksid ja toimiksid. Kui ma läksin ilumaailma, ma panin ennast iga päev välja, ma õppisin igal võimalikul hetkel, ma võtsin iga kliendi vastu, kelle ma sain võtta ka õhtul, nii et ma tean, ma öösel lõpetasin kell 12 ripsmete tegemist, et ma saaks õppida ja areneda. Kui ma läksin coaching usse, ma töötasin ilusalongis oma salongis ja mul oli koolitused, ma tegin kliente, ma õppisin õhtud, ööd, nii et ma magasin 4-5 tundi, aga ma kogu aeg õppisin ja leidsin võimalusi, et seda tööd teha, et edasi arendada
iga jumala päevaselt ja see tähendas lühiajaliselt mingite asjade ohverdamist, et pikaajaliselt saada neid tulemusi. Ja ma tegin selle ja tänaseks on mul tõestus selles, et kui ma õpin, panustan ja miski mulle huvi pakub, siis ma leian need võimalused. Ega täna täpselt samamoodi oma töös, kuna keskkond, kõik on pidevas arengus ja muutuses ja sa pead nendega kaasas käima, sa pead ise pidevalt õppima ja arenema, siis ega kas või koolitustega, müükidegagi, iga kord on see, et okei, kus maalt jäi müük katki, milles nii-öelda asi oli, kus ma näiteks sõnumit ei saanud edasi anda, kus mingid süsteemid ei toiminud, ehk ma vaatan alati enda otsa ja kus ma peaksin edasi kasvama ja arenema või kellegi nii-öelda juurde palkama. Ehk antud juhul tunne on pigem nagu ohvri roll, et ma olen nüüd ohver, et midagi ei saa versus see, et okei, ma näen, et midagi ei toimi, kuhugi on vaja veel pühendada ja võib-olla see ajaline piirang, mis me oleme endal pannud, et okei, nüüd kuu ajaga mul peaks olema nüüd selline teenistus, täna digiturundused, asjad, et digitooted, et ma peaks nii palju müüma ja juba teenima, aga see ei ole niimoodi tihtipeale, et asjad, mis meile tunduvad, et peaks nagu kergelt tulema või mida reklaamitakse kergelt, siis see tegelikult kunagi üldjuhul niimoodi päriselt ei ole. Ja sul peaks olema huvi ka selle mängu vastu ehk kogu selle ülesehitamise tegemise vastu, et isegi kui sinu eesmärk on raha teenida, siis see huvi seal taga võiks olla nende süsteemide või selle kogu protsessi, et see oleks sinu jaoks ka huvitav, et üles nii-öelda ehitada ja meil peab olema distsipliini ja järjepidevust, et samamoodi jällegi, kui me räägime kaalulangusest, tervisest, loomulikult need miksid ja asjad kõik seal juures on ääretult olulised, aga see, et ongi see järjepidevus igapäevaselt teha, isegi kui ma ei taha, mulle ei meeldi, ma täna ei viitsi, et sa pühendad selle aja ja nende uute asjade õppimine, testimine on, et ja leida see enda sobiv viis selles asjas võibki kuid ja aastaid teinekord aega võtta. Aga mis me tihti jällegi ongi see, et teeme, et kuu aega teeme, see ei toiminud, võtan järgmise asja ette, kuu aega teeme, see ka ei toiminud, võtan järgmise asja ette, ehk me ei anna piisavalt võimalustki, et minu coach ütles mulle väga hästi, kui ma coaching usse läksin, et anna pool aastat aega endale, mine all in ja vaata, kas see loob tulemusi ja kui siis sa tunned ikka, et see pole sinu jaoks, siis liigu edasi. Ja ma andsingi pool aastat aega, mul võttis 5 kuud ja see tähendas iga jumala päev midagi teha, et liikuda lähemale oma eesmärgile. Et seega kindlasti on neid võimalusi. Distsipliin, järjepidevus, aega anda, õppida, uurida veel erinevatest kohtadest, katsetada erinevaid võimalusi, maailm ei ole sinu vastu, see on sinu vastu siis, kui sa ainult niimoodi nii seda näed, aga ma saan aru, neid momente võib tekkida, kus see tunne on. Sa elad need läbi, kirjutad läbi, räägid läbi, karjud läbi ja siis sa liigud edasi ja leiad võimalusi, lahendusi edasi. Nii. Kas on võimalik õppida iseennast armastama ka siis, kui oled juba suhtes? Absoluutselt. End armastama, õppima saad sa absoluutselt igas olukorras hetkes. Et on see suhtest väljumisega, on see suhtes oma piiride seadmisega, on see endal aja võtmisega, mis iganes see parasjagu on, kuid see on võimalik ja selle jaoks on ka enesearmastuse kursus ja tööühik olemas. Kui sõbrannaga on tekkinud väike paus suhtluses, kuna ta ei võta mind sellisena, nagu olen ja pidevalt ütleb seltskonnas, et oleksin vaiksem ja tõsisem, olen loomult lõbus ja jutukas, siis ma tunnen, et ta tõmbab mind alla ja ma ei oska kuidagi edasi suhelda, olemata mina ise. Kuidas peaksin käituma? Sõbrannaga rääkima kindlasti, et kuidas nagu tema ütlemised panevad sind tundma, et kui see suhe ja sõbranna on sulle ikkagi oluline, et jagada seda ja kui see sõbranna sellest ikkagi aru ei saa ja seda vastu ei võta,
siis jah, nagu sa ütled, see tõmbab sind pigem alla ja seega, kas ta on sinu sõbranna, võib-olla oleks mõistlik sellest suhtest edasi liikuda. Aga esmalt siiski räägiks omavahel, kuidas mingi olukord asjad tundma sind panevad, et kes sa tegelikult oled ja sa tahad väljendada seda, kes sa oled, siis jagada, kui sealt midagi edasi ei tule, siis edasi liikuda. Mul on igas mõttes imeline abikaasa, keda paljud tuttavad kadestavad ja ma tõesti hoolin temast, aga ma tahan olla üksi, täiesti üksi. Mina, minu väike kodu, minu väike eluke ja see on nii kurb ja rõhuv, kuidas ma jätan maha hea mehe lihtsalt sellepärast, et ma järsult tahan. Üks asi on see, et kas see on nagu järsult, kas seal taga võib midagi muud olla veel, kas see võiks olla midagi, mida sa uurid teraapias, mida sa jagad oma kaaslasega, te lähete koos teraapiasse või kui ongi see tunne, et see ei ole enam sinule, sa ei näe sealt väljapääsu koos ühiseid lahendusi, siis on okei edasi liikuda. Ma olen viimasel ajal ka näinud päris mitmeid videosid just sellest, et kui raske on tegelikult liikuda edasi, kui sul on hea suhe või hea inimene, suurepärane inimene sinu kõrval, kuid see tunne ei ole enam seal. Ja see on, ma arvan, et üks raskemaid kohti edasi liikumiseks. Kuid sa hoiad iseennast kinni ja sa hoiad kaaslast kinni veelgi paremast suhtest, iseendaga kontaktis olemisest ja lõppkokkuvõttes ju elust, et kui sa ei näe ühiselt leitavaid võimalusi või see, et sa vaatad, mis seal taga võiks veel nii-öelda olla, kas te olete ise kuidagi koos selle asja käest lasknud, et siis ikkagi võtta südarindu ja liikuda edasi. Et ei pea end kuskile suruma sellepärast, et on suurepärane inimene kõrval, suurepäraseid inimesi on veel, kuid kui see ei ole sinu jaoks, siis on keegi teine sinu jaoks ja selle teise inimese jaoks on täpselt samamoodi keegi teine. Olen nii kaua paigal seisnud, et enam ei teagi, kuidas edasi. Pikalt kodus olnud, algul oli päevades mingi sisu, nüüd vaid tühjus. Isegi jalutama ei suuda minna, null ambitsiooni ja tahet, arstil käinud, aga nad kirjutavad vaid antidepressante, kõigil vaid kõrvalmõjud ja teevad veel paksemaks, kui muidu olen. Jah, paigalseis viib depressioonini, et kui miski meis seda tuld sees ei ärata, meil pole nagu elus mingit eesmärki, siis see viibki sinna seisakusse ja sinna, kuhu sa oled parasjagu jõudnud. Pigem ma läheks ikkagi teraapiasse või psühholoogi juurde ja siis näiteks coaching usse ja hakkakski vaikselt seda kohta nii-öelda lahti arutama, et kuidas ma täna siia olen jõudnud, mis minu sees toimub, mis mind tagasi hoiab ja siis mis on need sammud, mida ma saan igapäevaselt hakata vaikselt tegema, et sa oled kohas, kus sul on ebamugavalt mugav. Ehk sa oled harjunud juba sellega, see on mugav, sul on mugav mitte teha muutusi, kuigi sul on väga ebamugav selles kohas olla. Ja loomulikult ma võiks öelda, et vundament, et lükka end jalutama, suru end jalutama, hakka paremaid valikuid samm-sammult tegema, et tegelikult see, et kas või 1% päevas midagi teisiti teha oleks ääretult oluline. Aga see 1% võib ka olla see, et sa broneerid aja ja lähed vastuvõtule mitte arstile või psühhiaatri juurde, vaid psühholoogi terapeudi juurde, kellega hakata vaatama, et millest see paigalseis siis nii kaua on olnud. Ma arvan, et see nii-öelda ise juba ka tead, kuid et hakata rääkima ja vaatama, mis need võimalused on ja siis tuleb lihtsalt jalad tagumiku alt välja võtta ja hakata ka päriselt samme lisaks juurde tegema. Kuid ma läheks professionaali juurde ka, kellega koos arutada seda nii-öelda väljaliikumise plaani, et ka antidepressandid võivad siin toetada, ehk nad muudavad seda enesetunnet ja tuju, mis aitavad oma korda liikuma panna, kuni sa saad asjad juba tasakaalu ja sa saad nendelt nii-öelda maha tulla. Ma olen ise antidepressante võtnud, ma olen näinud nende mõju, kuidas see toetab ja samal ajal, et sa ise teed siis samme lisaks.
kuidas leida julgus lahkuminekuks, pikalt juba ei toimi, samas midagi hoiab kinni ja mingi osa temast meeldib ka, häirib mõte kaosest ja teadmatusest, et võib-olla ei lähegi paremaks, vaid hoopis halvemaks ja hakkan kahetsema otsust. See on nagu see kurb reaalsus, et me jääme elus kohtadesse, sest meil on hirm tundmatuse ees. Me proovime seda natukene kontrollida läbi selle, et me oleme samades kohtades ja me ei muuda mitte midagi, sest see toob meile täpselt sama või sarnase tuleviku, mida me tegelikult ei taha kogeda. See tähendab seda, et me peame asju lõpetama ja astuma tundmatusse, sest tegelikult kõik elus on tundmatu, isegi kui sa valid sama rada käia, ei tea kunagi, millal midagi võib tegelikult muutuda. Ja mida rohkem sa õpid elama sellega ja teadvustama, et on tundmatu ja see on okei ja ma olen siiamaani ellu jäänud ja kõik on hästi ja tegelikult alati on paremad lahendused tulnud, seda kergemaks ja paremaks elu läheb tegelikult. Seega muuta ka nagu seda kohta, et aga mis siis, kui kõik läheb paremaks, mitte halvemaks. Et meil on jällegi mugav kinnitada endale neid ebamugavaid mõtteid. Aga sa saad ka täpselt vastupidi kinnitada, et mis siis, kui kõik hoopis läheb paremaks ja ma tunnen end paremini ja minu ellu tuleb parem inimene ja tema ellu tuleb parem inimene, nii nagu ma eelnevalt ühele küsimusele vastasin. Ja ma arvan, et siin ei olegi otseselt julgust kunagi, et siin ongi mingi hetk, kõik on juba nii ebamugav olla, et me lihtsalt ütleme selle välja. On vähemalt minu enda kogemus ja pidevalt ka rääkimine lähedastega sellest, mind aitab rääkimine või on see kirjutamine, mõtlemine, mida ma tegelikult tahan kogeda. Et need on nagu mind alati aidanud, et lõpuks see samm ka teha. Ja see, kas me kahetseme otsust või mitte, me ei tea kunagi. Isegi ütlen, et on neid momente, kus minnakse lahku ja sa hoopis näed pilti selgemalt ja sa näed, ja sa saad selle ruumi hingata ja sa näed kõike, mis enne ei toiminud, mida nüüd teha teisiti ja sa tunnedki võib-olla, et sa tahad uuesti kokku minna ja võib-olla see teine inimene tahab ka ja võib-olla see teine inimene ei taha ja siis sa pead edasi liikuma ise ja tegelema oma tunnete ja teemadega, kuid see ongi see näiteks, mida eneseareng on minule andnud, et ka selle koha, et järelikult see oli parim valik, parim koht, parim otsus mulle, et nii pidi minema, isegi kui ma täna ei tea, miks see kõik pidi nii minema või see peab nii olema või nii on kõige parem, siis mingi hetk ma seda näen ja tean. Et taaskord ärge suruge end kohtadesse, kus teil enam hea ei ole olla või asjad ei toimi, rääkige, kommunikeerige ja kui asi enam ei toimi, siis elu on liiga lühike siiski, et kulutada aega, oma väärtuslikku aega, parem pannes kohtadesse ongi see, et sa oled üksi, õpid iseennast tundma ja teed endale meeldivaid tegevusi, kui sa oled pidevalt kohas, kus sa mõtled, et sa ei taha olla või kuidas edasi minna, et sa kulutad oma energiat ja mõtteid asjadele, mis sind tegelikult nagu edasi ei vii. Mitu suhet pekki läinud, kuna kirjavahetus on super klapp, aga päriselt olles isegi, kui on vastastikune meeldimine, ma ei ole rääkides nii vaba ja jutukas, kuidas tunda end vabamalt hetkes olla, päriselt koos olles ja lülitada välja see ärevus ja ülemõtlemine, et kuidas olla ja mida öelda. Ma arvan, et see on see ebakindlus ka iseenda suhtes ja see eneseusaldus, et kui ma olen esiteks väga introvertne inimene, ehk võõraste inimestega ma olen pigem vaikne. Ma olen aja jooksul õppinud küsima küsimusi, et saada teise inimese kohta teada ja loomulikult alati oleneb ka sellest, et kuidas teine inimene vastas, et kui ta on ise vaba, tundub turvaline, sõbralik, siis automaatselt ma lähen ka ise vabamaks. Kuid mis mind viimastel aastatel on aidanud, üks mõte on ka see, et mul ei ole kaotada mitte midagi, et kui ma lähengi näiteks selle inimesega date'ile, ma olen ka kusjuures kirjutades palju vabam kui kohtudes, kuid mis minu jaoks aitas, oligi see, et date'ile minnes
et mul ei ole kaotada mitte midagi, see on esimene date või teine date, me mõlemad õpime üksteist tundma ja kui ma olen täielikult mina ise, siis ta näeb esiteks, kes mina olen ja saab vastavalt sellele oma nii-öelda otsust teha ja mina ka vastavalt sellele, et kui mina olen mina, kuidas tema minuga on ja kuidas ma end temaga nii-öelda tunnen. Ja noh, siia taha läheb nii mitmeid asju, on ju. Aga mul ei ole kaotada mitte midagi, kui ma olen täielikult mina ise ja väljendan nii, nagu ma end väljendan. Ja ma arvan, et seda väljendamist ja suhtlust ja rääkimist me saame oma igapäevasuhetes üleüldse õppida ja märgata, et mida ma kardan, miks ma iseennast ei usalda, kus ma olen ebakindel ja nende asjadega nii-öelda tööd teha, kuid taaskord meeldetuletus, kui sa oled sina ise, sul ei ole ja sa käid date'idel, sul ei ole tegelikult mitte midagi kaotada, sul on ainult võita juba puhtalt sellega, et sa oled vabalt sina ise. Et sa ei pea kellelegi meele järgi olema, sinu eesmärk naisena ei peaks olema, et kas ma talle nüüd meeldin, kui ma lähen date'ile, et ma pean kuidagi vastavalt käituma, vaid just see, et kuidas mina end selle inimesega tunnen, kas tema minule pakub huvi, pigem jälgida neid asju. Peale puhkust kõikidest kohustustest nii overwhelmed, et ei tea, kust lahendamist alustada, help. Puhkused vist teevad seda, jah. Ma ei oska nii palju selles osas kaasa rääkida, et pole päris seda, mul ei ole puhkuseid reaalselt, aga samas minu igapäevases elus on puhkemomente, mitte alati, kuid ma ikkagi proovin neid tekitada ja oma elu elada nii ja tegemisi, et mul ei ole vaja sellest puhkust võtta, kuid tavapärane ju ikkagi eluviis enamjaolt, kes on palgatööl, sa oled palgatööl ja siis sul on puhkused ja tihtipeale on ka palgatööd ju sellised, mis alati nii-öelda ei ole kõige meelepärasemad, seega sa ootad seda puhkust ja siis see tööle tagasiminek ei ole ka nii-öelda kõige lõbusam, kuid erinevad maandamismomendid, see, et sa võtad rahulikumalt, et sa ei lähe kõigesse kohe suure hooga sisse, see, et sa hoolitsed oma vundamendi eest ehk oma tervises, et sa liigud õues, sa oled looduses, üleüldse liigud, sa jälgid oma toitumist, see, mis sa telekast vaatad, see, mis sa telefonist vaatad. Et kõik sellised nii-öelda asjad, ehk sa võtad lihtsalt rahulikumalt, sest sa ei tõtta, ma arvan, et väga paljudel on ka lihtsalt harjumus tõtata kohe nii-öelda sisse kõigesse, et sa võtad nii-öelda rahulikult, et natukene samm tagasi, et sa ei tee seda tavapärast puhkusest tööle ja igapäevaellu naasmist, vaid võtad natuke rahulikumalt. Andsin eksmehele siiski teise võimaluse, hakkaski laabuma nagu kõik, ilmus uuesti eelmine kaaslane väites rase olevat, usub tema manipulatsioone, süda sai taas haiget. Ma arvan, et esiteks loomulikult on ääretult kahju, et kui selline asi juhtub. Teiseks, kus meie jätsime need nii-öelda punased märgid, punased lipud, kuidas keegi nimetab, asjad märkamata või rääkisime need endale ilusaks. Ehk kus me ise pöörasime selja, me ei olnud ausad iseendaga. Ehk mis on see meie õppimise koht siin, mida me enam edasi ei kordaks. Et samas ääretult ilus meist, andsime teise võimaluse, kuid vahel me peame olema ausad, et kui mingid suhted, mis absoluutselt ei toiminud ja kuidagi käituti üksteisega, keegi käitus seal ebasobivalt, siis need põhjusega ei toiminud ja me liikusime sellest edasi. Ja kus ma nüüd ongi see, et ma ei olnud aus iseendaga, valetasin iseendale, ei hoidnud enda piiridest, endale antud lubadustest kinni ja see ei ole kindlasti see koht, kus peaks iseennast süüdistama, vaid pigem olema iseendaga kaastundlik ja aus. Et selle inimesega paraku ei ole midagi teha, nüüd ongi see iseendaga tegelemine, tervendamine, aus olemine, edasiliikumine. Saan jaanuaris 37 ja olen endiselt süütu. Suhteid olnud, aga mitte seda õiget. Olen olnud seetõttu mõtetes, kas mul on midagi viga, sinu mõtteid ja arvamusi. Ma
ma ei arva, et sul on midagi viga. Ma läheks teraapiasse. Ja miks ma sinna läheks, et just saada ise selgust rohkem just, mis on see tagamaa selles, et nagu suhetega, mis on minu hirmud või ebakindlused või mineviku kogemused, kus ma hoian ennast kinni, mida ma kardan ja nii edasi. Ja siis teha seal konkreetsemaid samme, mitte selle eesmärgiga, et nüüd oma süütust kaotada, vaid mis seal võib olla põhjus taga, mis need tagamad on. Et pole nii-öelda suhtes nii-öelda edasi läinud või kas ma hoian ka füüsiliselt, kehaliselt kinni, et kui ma olengi suhtes olnud, et ma ei lähe edasi, absoluutselt on seal ilus, kuidas kes, kui kaua tahab oodata, millal füüsiliseks nii-öelda minna, aga seal võib olla minul kohad, kus ma hoian end kinni, selle koha pealt ei ole mina spetsialist, seega ma soovitan rääkida inimestega, kes seda teemat nii-öelda valdavad, et kus ma võib-olla füüsiliselt hoian kinni, kardan, olen krampis ja nii edasi. Kuidas toetada erinevate praktikatega emotsionaalset söömist? Lisaks tervisemuredele, mis kaalu mõjutavad, on emotsionaalne söömine. Teadmised tervislikust toidulauast on olemas, kuid ei ole ennast ennem nii õnnetult oma kehast tundnud, parimast vormist on saanud +10 kilo, lisaks stress. Kindlasti see olukord ise tekitab stressi, kuid stress üleüldse, kui meie elus on stressi, pingeid ja me ei oska nendega tegeleda, siis väga paljusid meist on õpetatud toiduga neid lahendama. Esiteks me oleme läbi telekafilmide, seriaalide näinud seda, siis lapsepõlvest, minu lapsepõlves anti alati mingi magus asi ette, kui midagi peres nii-öelda toimus, kas olid midagi halvasti või oli midagi hästi, alati seda tähistati söögiga. Ja siis pole ka ime, et kui elus on midagi halvasti või hästi, siis esimene koht, kui tahaks pöörduda, on söök. Ja see on täpselt samamoodi väga teadlik mustri murdmine olnud. Et üks asi, mis minu meelest aitab, ongi teadlikumad asju muuta, on see, et kui me mingis valdkonnas saame ise teadlikumaks, kuidas meie keha toimib, kuidas meie keha isiklikult toimib, kuidas üleüldse asjad meie keha mõjutavad. Ehk harime end antud valdkonnaga, mida ma saan nagu aru, et sa oled teinud, siis nüüd ongi see, et mis on need emotsioonid tegelikult taga, mis põhjustavad seda emotsionaalset söömist. Ehk järgmisena ongi nende emotsioonidega tegelemine ja kas siin on sul antud juhul vaja täpselt taaskord teraapiasse minna, psühholoogi juurde. Siin on meil enesearmastuse kursus, enesearmastuse töövihik, mis aitab täpselt samamoodi nende asjadega tegeleda ja siis sealt samme teha, et lõppkokkuvõttes need sammud ja muutused peame ise tegema ja see ei ole lihtne. Jällegi tihtipeale me ootame, et meil oleks kergem neid samme ja asju teha, kui kõige suuremad muutused toimuvad siis, kui me teeme need sammud siis, kui on ebamugav ja raske. Ehk see, et kus mul ongi nagu, ma nii tahan võtta seda šokolaadi ja seda ära süüa ja ma lihtsalt kõigest jõust hoian tagasi, et mitte seda teha. Siin tulevad erinevad harjumuste praktikad, et see, et mis on nähtaval, saab söödud, mis ei ole, ei saa, et sul pole kodus, et sa teed, kuna me oleme oma mugavuse orjad, siis mida mugavamaks me loome ka keskkonna mitte neid asju teha, seda parem on. Siis see, et me otsime alternatiive ja lähme vaikselt ühest asjast teisele üle. Et ma just ka kuulasin ühte podcasti ja seal oli ka räägiti just, et distsipliinist ja harjumuste muutmisest ja oligi see koht, et mis me tihtipeale teeme, on see, et okei, tahame kaalust alla võtta, päeva pealt näiteks lõpetame ära, aga nädala pärast me uuesti kas esmaspäeva alustame, nädala lõpuks me juba sööme mingit jama ja siis uuesti esmaspäeva alustame, ehk see tihtipeale ei toimi. Ehk samm-sammult nii-öelda tegemine. Ja minul siin seal toodi lihtsalt ka näide, et naisterahvas oli alkohoolik, siis ta vahetas selle suitsetamise vastu, suitsu vahetas veipimise vastu, veibi vahetas veel millegi vastu, kuni lõpuks sai nii-öelda kõikidest nendest pahadest harjumustest lahti. Ja minul oli kohviga näiteks, ma jõin kunagi noorena, mitte et ma nüüd praegu vana oleks, aga tükk aega tagasi 3 ühes kohvi, kas see oli 6 või 3, 6 vist teelusikatäie suhkruga.
kuniks ma läksin kas siis 3 peale ja siis ma läksin see, et me ei lihtsalt 3 kohvi, siis ma läksin latte peale, siis ma läksin cappuccino peale ja siis ma läksin kohvipiimaga lihtsalt natukene ja nüüd juba väga pikemat aega ma joon musta kohvi. Ehk see oli samm-sammul nii-öelda muudatuste tegemine. Et ka trenniga, kui hakkad järsku 5-6 päeva nädalas, 7 päeva nädalas, iga päev tund, 2 tundi trenni, see ei ole jätkusuutlik. Ehk mis on need pisikesed sammud, mis on minule tehtavad. Et me tahame väga suuri muutusi korraga, kuid need ei ole üldjuhul kunagi püsivad ja ma arvan, et sa juba oled ka seda teadvustanud, et ei ole, seega katseta teistpidi ja tee need sammud endale võimalikult pisikeseks, mugavaks, lihtsaks, sest jällegi me oleme oma mugavusoorijad ja ole järjepidev. Ja minu jaoks on ka nagu see koht, et kui me räägime eluviiside muutmisest, siis loomulikult ma tahan füüsiliselt hea välja näha, kuid ma tahan end hästi tunda ja ma tahan terve inimene olla. Ma tahan, et mul oleks energiat, jaksu, selget meelt, täita oma eesmärke, unistusi ja nautida oma elu igapäevaselt, pikaajaliselt ja see tähendab lühiajalisi ebamugavusi. See on üks koht ja teine ongi tegelemine nende emotsioonidega. Et siin on jällegi neid, eks loomulikult pisikesi asju, mida igaüks saab katsetada, on palju ja selle jaoks meil näiteks enesearmastuse kursusel on esimene nädal, vundamendi nädal, mis keskendubki tervisele, kõikidele vundamendi osadele, sinu tsüklile, mis mõjutab, närvisüsteemile, stressijuhtimisele, harjumuste loomisele ja siis sinu visioonile ja miksile. Ehk väga ideaalne nii-öelda vundament, millest alustada. Ja sinna, ma ütlen, sinna tuleb nii palju asju juurde, sinna tuleb sinu keskkond, inimesed, kas need toetavad, sest keskkond on alati number 1 asi, mis viib sind edasi või tõmbab sind alla. Seega neid pisikesi asju on palju, igaüks peab katsetama ja ühest asjast lihtsalt peale hakkama. Teed selle ühe asja järjepidevalt, siis võtad järgmise asja, need saavad sinu jaoks juba tavapäraseks ja lähed järgmise asja juurde. Et see on protsess, kuid tuleb alustada pisikeste sammude 1-2% päevas, järjepidevus ja vaadata, et keskkond, inimesed sinu ümber oleksid ka sind toetavad, sest kui need seda ei ole, siis on üpriski keeruline. Kuid sellega ongi meil küsimused vastatud. Ma loodan, et kui sa kuulasid, sa siit midagi iseenda jaoks said, mingid mõtteid juurde, kui see tundsid, et see toetas sind, see episood, jaga seda kindlasti ka teistega, jaga minuga tagasisidet, ole minu Instagramis, tule minu Instagrami, Katre Kulbok ja hoia silma peal, sest iga esmaspäev ma viskan üles koha, kuhu sa saad küsimused panna ja kindlasti, kui see episood kõnetas sellisel viisil, siis mul on plaanis jätkata neid Q&A episoode veelgi, kus ma siis otse vastan erinevatele küsimustele. Ja seniks siis elu on liiga värviline, et seda varjata filtriga, seega naudi kõiki värve.